You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say. Tere kallid vaatajad, mina olen Germo ja tänaseks videoks olen ma kutsunud Eesti lukumaadleja Alex Edward Rausi, et teha tutvust tema kirega. Tere Alex! Tervist! Tänases videos me siis Alexiga teeme väikese soenduse, õpime natukene lähemalt lukumaadluse tehnikat ja peame maha ühe tulise lahingu. Alex, kas oled selleks valmis? Muidugi. Aga hakkame siis pihta. Sama hea kui klubis tantsida, ma ütlen teile. Teie auks, uskuge mind. Kallid sõbrad, lahing ei ole enam kaugel. Vaatame läbi kõigest veel ka tehnika ja siis saab ka natukene madistada. Alex, sõna sul. Alustame siis esialgu püsti maadluse tehnikatest, et kiirelt räägime nendest ka, et ei tekiks mingisuguseid hämminguid, et paar asja võib-olla, et mida nagu peaks nagu jälgima, et näiteks kui tekibki mingi siuke püstivõitluse moment, et siis asend oleks nagu paigal. Asend 2 jalga, umbes nagu boksijad. Kumbi jalg ees on? No ükskõik, kuidas sa eelistad. Kas vasak jalg ees või mina eelistan, et parem jalg on nii rohkem. Asend käed keha lähedal siin niimoodi, kui on maadlussituatsioon, kui on püstivõitlussituatsioon, siis loomulikult on siin teised asjad, et saad lüüa, saad blokeerida võib-olla. Ja siit on tegelikult põhimõte on samamoodi, et näiteks kui sa asud rünnakule, siis näiteks püüad tal kätt. Maadluses väga tuntud on käetõmme. Hästi lihtne, et näiteks selja taha saada kõmm. Või siis asendist veel ka nii palju, et oleks siin siuke sirge selg, tugev selge, et näiteks vastani saaks siit alla tõmmata ja mingid erinevaid lukke teha näiteks. Ehk siis ühesõnaga madal asend, jalgades tugev, seljas tugev, kaelas tugev. Ja teoreetiliselt püüan sind endast eemal hoida. Nii kui sa mulle lähemale tuled, tahad minult haarata midagi, ma püüan rohkem ära põtkida, mitte vastu saada kuidagi. Et näiteks neid randmehaardeid ka, et ei tohiks nagu lasta, muidu ma saan siit hakata tõmmata sind. Et randmehaare murdmine ka on selline, et kui sa võtad mul randmest kinni, siis ma nagu keeran selle siit välja. Kui ma nüüd nagu võtan, siis keera käsi üles, just. Jiu-jitsus üldiselt me nagu alustamegi maast, et näiteks sina seisad, mina istun siin all ja siis ongi siuke võitlusasend. Olen nagu kätega kas siin valmis, kas 2 kätt või 1 kätt, mina eelistan nagu 1 käega olla siin niimoodi. Et näiteks isegi kui tänaval peaks ka olema niimoodi, ma kogemata kukun maha, sa üritan näiteks jalaga lüüa või midagi, proo jalaga lüüa näiteks selle jalaga. Et siis ma nagu saan käega blokeerida või midagi. Aga põhimõtteliselt on niimoodi, et ma liigun siia alla, 1 jalg puusale, teine siia kanna taha, teise käega hoian siit ja siis lükkan nagu vastase maha. Ja siis ma olen nagu siin lähedal tal. Ja nüüd ongi nagu see koht, kus
pead saama nagu vastasest mööda nendest jalgadest, et jalad muidu ju blokeerivad. Saavutad kõigepealt selle kehaga kontrolli maas, oletad nagu kehaga peal. Käed ilusti valmis, et ta sind kuskil siia üle ei viskaks või midagi, on ju. Hoiad ilusti siin valmis. Noh, mida ma näiteks algajatele ka õpetaks, on siuke väga hea asi, et lähed nagu kohe selja taha. Konksud sisse ja siin sa nagu kontrollid seda vastast, et ta ei saa nagu kuskile ära minna. Ja siis vajad seal kägistas. See on nagu siuke asi võib-olla. Nii, aga ma proovin siis ka, olen pikali, on ju. Just. Ühe käega olen. Näiteks kui tahab lüüa, blokeerid käega. Just, blokeeris ära, ma ei saanud näiteks lüüa. Siis ongi see, et paned ühe jala siia taha, selle paned siia. Võtta selle käega kanna tagant. Kanna tagant, on just. Väga hea, nüüd tuleb püsti jalgadest mööda. Okei, keha peal. Just, Et üks võimalus on siis see paharet, näiteks kes sind ründas, ta ära kägistada. Ja olemegi jõudnud nüüd sinnamaale, kus me Aleksiga peame maha siis selle nii-öelda lubatud tulise lahingu. Reegliteks sätestasime siis 2-minutilise ajapiirangu ja punkti saab tegelikult see, kes sunnib vastast alla andma. Aja lõpus siis loeme punktid kokku ja võitja on see, kes rohkem punkte saab. Let's go! See oli üks kõva lahing. See oli üks raske lahing. Alex muidugi võitis, mina kaotasin, aga me oleme peaaegu jõudmas oma videoga lõpusirgele. Enne lõppu ma veel küsin Aleksilt mõned küsimused ta kire kohta ja alustamegi esimesest. Alex, me teame väga hästi, et sa oled võitnud erinevaid medaleid Eestis, saanud kuldmedaleid, pronks, hõbedat ja ka välismaal. Soomes oled sa näiteks võistelnud. Aga ma tahakski teada tegelikult seda, et milline on sinu enda arvates kõige tähtsaim saavutus, mida sa seni oled saavutanud? Minu kõige tähtsam saavutus ongi Eesti meistri kuld ja Eesti meistri hõbe.
ma arvan. Okei. Need siuksed tähtsamad medalid. Hõbe sellepärast, et see oli üks kõva matš, kõva vastase vastu ja millega küll kaotas. Räägi sellest lähemalt. Et see oligi niimoodi, et see oli 2019 ADCC Estonian Open Robert Tominguse vastu oli see matš. Matš kestis 12 minutit ja me jäime lõpuks viiki, aga siis kohtuniku otsusega aktiivsuse poolest tema siis nagu võitis. Ja ma arvan, et see, miks nagu see hõbemedal siis võiks olla ju kuld, on ju. Aga see hõbemedal siis sellepärast, et see oli lihtsalt nii kõva lahing, et sellepärast see hõbemedal on samamoodi hästi tähtis. Ehk siis huvitav moment, kui oma treeningpartneri vastu finaalis Eesti meistrivõistlustel selline lahing, see kindlasti jääb meelde. See jääb väga hästi meelde eluks aeg. Järgmisena, mis ma teada tahan, on see, et küsiks sinu kire kohta lukumaadlus. Ehk siis teisiti öeldes jiu-jitsu. Võib-olla mõned nagu noored vaatavad meie videot praegu, nägid, mida me siin tegime, kuidas me tegime, neil tekkis mingi teatud huvi. Kas soovitaksid neile seda spordiala? Kindlasti soovitaks, et ma arvan, et see on juba enesekaitse mõistes väga hea spordiala nagu õppida ja üleüldse nagu paremat füüsilist vormi, paremat võhma näiteks on samamoodi ka aitab sul nagu mõtlemisele kaasa, et sul on nii palju erinevaid aspekte, mida sa pead nagu tegema ja kindlasti noortele soovitan, et noortele on ka palju lihtsam alustada, kehad on meil tugevad ja huvi on nagu asjade vastu võib-olla mingid asju nagu lihtsam võib-olla meelde jätta, et siis neil on ka nagu lihtsam alustada. Aga räägi mulle nagu see lugu ära, et kuidas sina üldse siia sellesse lukumaadlusesse sattusid, kuidas sa nagu tulid siia, kas nägid kuskil, kuidas sa said siia? See algas niimoodi, et ma tegin veel tollal ajal, jõutõstmist, tegelesin jõutõstmisega veel väga kõvasti. Ja siis ma nagu sattusin kuidagi vabale matile, kus need siis on need jiu-jitsu tüübid ja mõtlesin, et ma olen ka kõva vend ja ma saan oma jõuga jagu nendest. Aga siis tuli hoopis välja vastupidist, et nemad ajanesid hoopis mind ära ja mu suurest massist ja jõust ei olnud kasu. Ja siis läks natukene aega hiljem veel mööda ja siis aastal 2015 2. jaanuar äkki võis olla, siis alustasin ka mina seda teekonda. Ehk siis, kuna sa said noortelt, poistelt, said nii-öelda tappa, peale seda andis see sulle motivatsiooni, et peaksin tulema trenni ja... See andis mulle väga kõva motivatsiooni, et tookord tõestaski see ära seda, et okei, jõud võib olla, tugev võid olla, et see on kõik väga hea, aga mingi tehnika või mingi oskus võiks ka nagu taga olla. Ja siis alguses ma läksingi trenni, et lihtsalt nagu osata seda paremini, et osata ka mingeid lukke ja asju aga siis hiljem oligi see, et see sai nagu sõltuvuseks, et hakkas see lihtsalt nii hullult meeldima, et ma olen käinud siiamaani jiu-jitsu trennis. Okay. Lõpuks tahan ma ka teada seda, et ma annan sulle võimaluse tegelikult pöörduda mõned mõttes meie jälgijate poole, kes tegelikult samamoodi vaatavad seda videot. Nad võib-olla neile isegi meeldis jiu-jitsu, võib-olla neile ei meeldinud, aga oletame, et selle kaamera taga on praegu üks nooremat sorti poiss, kes või tüdruk, tegelikult ei ole vahet, kes tegelikult tahaks trenni tulla. Millised nõuanded sa annad talle, et ta tuleks? Tegelikult on asi väga lihtne. Tulge trenni ja küll me siis vaatame, mis teist saab. Tule lihtsalt saali. Tartu Ülikooli spordihoones asume me hetkel. Siin toimuvad ka Aleksil trennid. Tule lihtsalt saali, astu lihtsalt kodust välja ja nii lihtne. Täpselt nii ongi. Aga aitäh sulle, Aleks, et olid nõus minuga seda eksperimenti läbi tegema, nii-öelda õpetama mind. Absoluutselt. Ja näitama, kuidas siis, milline sinu kirg välja näeb. Sulle vaatajale, kes sa seda videot vaatad, kindlasti oota meie järgmist episoodi. Meie järgmises episoodis saate näha juba Hendrik Konti, kes on siis
Eesti boksisensatsioon võib nii öelda ja kui sulle meeldis see video, pane like, pane subscribe, tule lukumaadlusesse ja kohtume järgmisel korral. Peace!